Priit Stemhov, poisid, mehed tegid sulle ilusa kingituse Ida-Virumaa aumärgi puhul. Oled sa vist mänguga rahul, kui ikka 20 punktiga võitad legendaarset Tallinna Kalevit, siis oleks vist patt nuriseda? Saime mängu alguse ehmatusest üle ja teisel poolel õnnestus nagu kauavõitlus ka kontrolli alla saada, siis oli nagu kohe kergem ja kuna täna kaugvisket tabasime väga hästi, siis nagu oleks patt nuriseda. Palju kaugvisket lõpuks olid? Me tabasime 23-11, et sellise tabamusega võigat mängida. See on see sama, mis hooaja keskel sai öeldud, et kui 10 kaugiset vähemalt sisse visata mängus, siis võib kõikidega mängida. Ütleme nende alates 4.-5. kohast meeskonnaga. Lihtsam oleks igal juhul mängida, kui me väljas suudame ainult 4-5 kaugiset tabada, siis on meil nagu selline punktide tasakaal läheb nagu välja natukene. Samas kõrvalt vaatajale näitas juba eelmise nädalavahetuse mäng Pärnuga, et poisid on rohkem enesekindlust saanud ja nad teevad vähem nii-öelda rumalaid vigu. Näitas ka tänane mäng vist seda, et tänase mängu põhjal jah, et me teeme ainult 10 palli kaotust mängu kohta. Eks võib-olla mõju avaldas ka see, et vastased ei olnud võib-olla nii agressiivsed, aga tuleb rahule jääda tagaliini tegevusega. Mõned rumalused olid, aga samas ka esimest korda vist hooaja jooksul, kus Maala vastu saite enam-vähem nii-öelda ka laua kätte, kui mööda läks ja võib ka vist selle elemendiga tänases mängus vähemalt rahule jääda. Eks see Maala vastu need kaugvisked natukene avantiir ole, et kui ei taba, siis see Maala ju õigustab ennast, ja kuna me kohe kaks rünnakut kohe järjest tabasime, aga vastane Maalasse läks, siis tuli võib-olla selline kindlus ka juurde, et võib aga visata edasi ja lõpuni viskasime. 2 võitu on käes, hooaeg pole veel läbi, et ega see ei jää vist viimaseks. Mõned mängud on veel jäänud, eks me püüa ikka vastu hakata. See tähendab seda, et tasub tulla pealtvaatajatel Jõhvi spordihalli, aga näitab ka seda tänane mäng, et oli päris palju neid poolehoidjad, kes käivad vaatamas Hito mänge, nii-öelda Hito võõrsil mänge. Kas tekitab ka natuke kodusemat tunnet, et kui fännid on kohal ja omad endised õpilased tribüünil? Mängijad ütlesid ka, et kui selline hea emotsioon tuleb nagu kõrvalt, siis on see ka platsi peal nagu kohe näha ja täna võib küll öelda, et kõik võitlesid nagu iga palli pärast ja see on kindlaks ja suureks abiks pealt vaadatud toetus. Selge, aitäh ja edu nädalavahetuseks A-klassi mängudeks! Aitäh!